Ega merre kukkumine pole naljaasi, reporter aga kukub. Tema päästmiseks sööstab õnnetuskohale kogu tiimi kõige vägevam hüppaja Mio. Häbi oleks ju suur, kui vaene reporter 40 päästekoera silme all lainetes oma otsa leiaks. No nii see asi umbes käib. Koortest on palju abi. Esimese hooga oli küll niuke tunne, et ma parem upuks. Suur, elukas, märg, vastik, ilane tuleb poole, aga meres ikka otsid pidepunkti, kuhu toetada ja niukene koeramürakas on ideaalne. Nõukaajal olid Eestis vetelpäästekoerad hinnas. Neid võis kohata paljudes randades. Arvatavasti on paljud vees hätta sattunud inimesed oma elunatukese just nendele koeramürakatele võlgu. Kapitalismi teele asunud Eesti riik tegi aga uued seadused ja vetelpäästekoerad visati ajaloo prügikasti. Seda ei maksa nüüd küll sõna-sõnalt võtta, aga vähemalt Eesti randadesse neil kutsadel enam asja küll pole. Praegu Eesti ajal on see, et koerad avalikku randa minna ei tohi. Ja vetelpäästamad mitte? Ka vetelpäästamad mitte, isegi mitte pimeda koer ei tohi randa minna. Pime võib minna, aga pimeda koer ei tohi minna. Ja las läheb ja upub, on ju. Asjaarmastajad helitavad siiski lootust, et küllap koerad kunagi jälle päästetööle tagasi lubatakse. Inimeste päästmine on neil veres ja seda võimalust ei tohiks raisku lasta. Välismaa randades on ju vetelpääste koerad täitsa tavalised. Minu arusaamist mööda on see tegelikult täiesti kasutamata ressurss riigi poolt. Et seda võiks kasutada riik ka. Kas või vabatahtlikkuse printsiibil, jah. Te oleksite nõus tulema koos koortega? Jaa, igal juhul. Kui aga tööst vähegi vaba aeg on, oleksime igal juhul nõus tulema. Eestis tegelevad vetelpääste koerte koolitusega vaid asjaarmastajad. Koolitusprogrammi veab Eesti Newfoundlandi koerte klubi. Karepal toimunud koolitus oli sedapuhku 5. Baltikumis ongi Eestis korraldatud vetelpääste laager ainuke omataoline. Mis harjutusi siin veebel täna tehakse? Koer viib päästjate paati uppunu, siis kukub näiteks mingi aer või asi vette, saadetakse maa pealt või kas või teisest paadist, et ta viib aeru paati. Samas on ka see, et kui paat ulbib merel ja inimene on seal sees teadvuseta, siis saadetakse koer, kes otsib mingi köie või asja, mis ripub paadilt, et toob selle paadi kaldale. Riigipoolset kui sellist tuge ei ole. See on kõik vabatahtlik üritus, oma rahadega koolitavad koeri, enamus ostavad ka varusse ise. Kuigi Eesti Newfoundlandi koerte klubi korraldab suviti ka iganädalasi treeninguid, on suvine laager siiski väga nõutud. Laagri populaarsus kasvab aasta-aastalt. Seekord oli Karepal koos juba ka külalised välismaalt. Meil on kokku tulnud kõige selle 5 aasta jooksul meid treenimas käinud välistreenerid. Meie laagrist võtab osa 70 inimest koos umbes 40 koeraga. Samas laagris sai teoks ka Ida-Eesti päästekeskuse ja Eesti Newfoundlandi koerte klubi korraldatud pinnalt pääste koolitus koerajuhtidele. Me oleme ikkagi esimesed praegu, kes nagu vabatahtlikud on saanud pinnalt pääste koolituse ja seda ka koos koertega. Ma ise töötan päästes ja ma leppisin operatiivkorrapidajatega kokku, et kui toimub siin Karepa kandis mingi veeõnnetus, siis teavitavad meid ka, sest me võime ka siit reageerida kohe. Meil on olemas kõik päästevahendid ja meil on ka olemas nüüd grupp, kes tegeleb veepäästega. Laagris lulli ei löödud. Hommikust õhtuni oli kõva tamp taga. Meie päevakava on niimoodi, et kella 8 on meil hommikusöök, kella 9-12 on hommikupoolne treening, siis on lõunasöök ja kella 4-7 on õhtupoolne treening. Ning peale õhtusööki 9:30 on igal õhtul erinevatel teemadel loengus. Päeva keskpaigaks olid nii mõnedki koerad juba nii väsinud, et ei tahtnud päästmisest enam midagi kuulda. Sakslaste kutsa näiteks ei pööranud enam perenaise appikarjetele väiksematki tähelepanu.
tema tahtis juba kiiremini paati tagasi. Tegelikult aga koer teadis, et häda pole tõsine. Tal sai selleks korraks lihtsalt trennist siiber. Ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi. See väike spanjal oli aga esimest korda vees. Tema suur hing ei lubanud kuidagi suurtele liigikahtlastele alla jääda. Tema tahtis ise kohe väga päästetöödel kaasa möllata. Paraku ei võetud teda veel punti. Suure hingega nähvits pidi kaldaäärses vees lopitsemisega leppima. Aga ega see polnudki mingi häbiasi. Ega ka njufad ettesid kaugemale lubatud. Vara veel. Neid tuleb alguses lihtsalt harjutada, et nad pärast võtaksid seda kui mängu. Nii nagu kutsikale peab õpetama kõike, kuidas käituda, kuidas inimeste seas nagu liikuda, nii peab ka õpetama, kuidas ujuda. Nii palju siis nendest tegelastest, kes mõistaksid inimest uppumisest päästa. Seniks aga kainet meelt ja olge te ikka vees ettevaatlikud. Tänase seisuga on Eestis juba ligi 50 uppunud. Selleks ajaks, kui see lugu eetrisse jõuab, on neid kindlasti rohkem. Inimesed ei võta aru pähe. Suvi on puhkustaeg ja meres lustimine käib asja juurde. Samas olge inimesed. Mõelge, mis te teete oma lollusest uppuda. Ei ole mõtet.